Tere, täna on 14. jaanuar 2026 ning ma istun härra Endel Oja juures, kes oli niivõrd tore, et ta lubas mul tulla tema juurde koju, et teha see intervjuu. Tere, Endel! Tervist! Meeldib kohtuda. Ülikõva. Nii, meie tänaseks teemaks on Rail Baltica ja kõik need karjäärid ja loodus, mis sellega kaastab, looduse rikkumine, metsade hävitamine. Ma küsiks kõigepealt ära. Ma saan aru, et sa oled juba suhteliselt algusest peale olnud nii-öelda Rail Baltica suhtes kriitiline. Ma tean, et sa olid üks, kes allkirjastas selle Eesti siis nagu teadlaste ja avaliku elu tegelaste kirja pöördumise, et seda asja ehitataks. Sa oled viimased, 8 aastat olnud väga aktiivselt sellega seotud, võib-olla juba 9. Selgita mulle, miks see sulle nii südamelähedane kogu see teema on? Jaa, no eks ma olen sellise kergelt ka teadlase taustaga ja omal ajal sai majandusteaduste kandidaadi kraad kaistud ja dotsendina juhtimisinstituudis töötatud ja siis tänu sellisele taustale ja poolteaduslikule ellu suhtumisele tekkis selline olukord, et 2017 kui suure aplombiga siis alustati ettevalmistusi Rail Balticu projekti ratifitseerimiseks Riigikogus, siis Riigikogu ühe fraktsiooni liikmed, konkreetselt siis EKRE liikmed kutsusid mind analüüsima seda olukorda ja tegema ka siis sellest analüüsist Riigikogu istungil ettekande. Nii et ma nägin sellega mitu kuud vaeva, nende andmete põhjal, mis siis olid teada 2017 ja see ettekanne oli siis detsembrikuus ja juba siis oli ta väga kriitiline, et ma alustasin oma ettekannet ühe lausega, et valitud on vale trass ja valitud on vale rööpmelaius, et sellisel kujul see raudtee ennast ei õigusta, vaid kujuneb lihtsalt riigieelarvest raharöövliks, rääkimata sellest, et ta lõikab Eesti looduse täpselt põhjast lõunasse läbi, paralleelselt olemasoleva raudteega, paralleelselt Via Baltica siis maanteega, mis ilusti toimisid sellel ajal ja toimivad ka praegu muidugi, ja kus on investeeringud pärsitud tänu Rail Balticule. Ja sealt edasi siis juba selgus, et ma polnud ainus selline inimene, kes selle peale mõtles, seda analüüsis, vaid samal ajal loodi ka Tartus Priit Umala juhtimisel siis MTÜ siis avalikult Rail Balticast ja sinna siis koondusid ka spetsialistid, kes hakkasid siis analüüsima vabatahtlikult oma kulu ja kirjadega nii loodusele tekitatavat kahju, kui eriti veel majanduslikku poolt, mis on selgunud paljude analüüside käigus, et on osutunud täiesti mõttetuks, ehk tegemist on mitte lihtsalt mõttetu projektiga, vaid negatiivset väärtust toova projektiga, sellest lühidalt pärast võime mõne sõnaga rääkida. Nii et jah, see ajalugu on olnud pikk, et ma olen säilitanud siin paar sellist esimest ka tõsist kirja. See on nüüd see avalik kiri, mis te tegite, eks? Siin on siis 2000 aprill 2018 on 400 kiri, kus on siis väga tuntud ja väga palju aktiivseid ühiskonnategelasi on alla kirjutanud. Mulle veel see pealkiri, loe korra ette. Ja pealkiri on, et valeinfo põhjal vastu võetud Rail Baltica seadus tuleb tühistada. See on praktiliselt kohe peale seda, kui see seadus Riigikogus vastu võeti. Ja ma korra, mis see on Postimees trükkis seal ära, eks? Ja Postimees on teinud ka teise trükise, ma võtan korraks prillid, et ma vaatan siis täpsema selle kuupäeva ka. Et see on siis 2020, ehk siis 2 aastat hiljem, kuna sellel peale mingit reaktsiooni ei olnud. Reaktsiooni nagu mõni tabavalt on ütelnud, et reaktsiooniks valitsuse poolt oli kõrvulukustav vaikus, siis 2 aastat hiljem tuli
tuli siis selline avalik kiri, noh, mille samuti, kus väga paljud väga tuntud inimesed alla kirjutasid, rääkimata sellest, et need, kes ei kirjutanud, neid oli muidugi kordades ja kordades rohkem. Ja noh, tulemus oli sama, et praktiliselt mingit diskussiooni ega väitlust, argumenteeritud väitlust ei ole siiamaani Rail Balticu läbisurujad suutnud omalt poolt teha. Ja noh, kui me võtame näiteks veel ühte materjali, see on aastast 2021, Priit Tumal on siis selle töögrupi juht olnud, kus siis on välja selgitatud, noh, ta on uhke nimi, maanteedel veetavate kaupade modaalne nihe raudteele, ehk lühidalt siin on umbes 100 leheküljel pluss lisad analüüside ja eksperimentidega selgitatud välja, et Rail Balticul puudub igasugune konkurentsivõime siis teiste veoliikidega, eelkõige just autodega, ehk siis pikamaa veoautodega sellel lihtsal põhjusel, et meie piirkonnas Baltikumis ei leidu üldse sellist masskaupa, mida vedada Euroopasse ja Euroopast siia. Ja seetõttu põhiline Rail Balticu nii-öelda siis majanduslik tugi, millele on nii-öelda läbisurujad siis kogu aeg lootnud, see tugi on algusest peale ära langenud, kuna see ei ole konkurentsivõimeline, et umbes 2 korda kallimaks läheb keskmise konteinerivedu Eestist Kesk-Saksamaale koos kõigi ümberlaadimiste ja ladudega, juhul kui seda teha Rail Balticul, võrreldes sellega, kui see otse läheks siis veoautoga nii-öelda tootjalt kliendile. Nii et aga selle peale ka praktiliselt ei ole Rail Balticu läbisurujad mitte midagi asjalikku vastanud. Kas nad tegid ka arvestuse reisijate veo kohta? Ja reisijate vedu on eraldi teema, selle kohta nii põhjalikku analüüsi ei ole tehtud, kuna see on palju lihtsam. Nimelt reisijate vedu on, seda võib vaadata nagu 2 aspektis, esiteks siis lähivedu, mis on siis Tallinnast Pärnusse. Pärnus lõpeb praegu olemasolev raudtee ära ja huvitaval kombel on Rail Balticu siis projektis praegu ette nähtud seoses sellega, et raha jääb puudu ja seoses sellega, et lätlased on väga kõhklevad Rail Balticu edasi ehitamise osas, kuna see on nendel 2 korda veel kallim kui Eestis, siis on praegu otsustatud punkt 1, et Rail Baltic ei tulegi mitte 2 raudtee nii-öelda siis liiniga, vaid üks raudtee ainult. Üks ainus nagu see rööbas? Üks ainus rööbas. Wow. No tähendab 2 rööbast, aga... Aga üks ja, täpselt. Ja teiseks, ta lõpeb ära Pärnus. Ja noh, paberi peal ta peaks lõppema ära Iklas, aga tegelikult ta lõpeb ära Pärnus, kuhu tuleb siis lõppjaam ja Rail Balticut praegu käsitletakse siis lähirongina. Et see, et Rail Balticuga hakkab saama Euroopasse, see unistus on, võib-olla kellelgi veel see unistus on, aga küsimus on selles, et see sama Rail Balticu olemasolev nii-öelda plaan, see läheb paralleelselt tegelikult olemasoleva Pärnu raudteega ja Pärnu raudteega on selline olukord, et Tallinnast Viljandisse siis rekonstrueeritakse ta 160 kilomeetri peale tunnis ära, nii et poole maa pealt, kui toimub siis pööre Viljandi peale, siis see pool maad on juba 160 kilomeetriga kaetud. Ehk siis jääb veel teine pool maad, mis oleks siis, kui see ka teha, rekonstrueerida ära 160 kilomeetri peale, mis oleks umbes 10 korda odavam kui Rail Balticu ehitamine, siis
ja me võrdleksime neid kahte raudteed, siis olemasolev raudtee rekonstrueerituna Pärnu peale 160 kilomeetrit tunnis ja kõrvale läbi Võsa ja metsa ja põldude ehitatud Rail Baltic selle kiirusega, mille peale tema on planeeritud, siis Rail Balticul sõitjate ajavõit on umbes 15 minutit. Wow. 15 minutit, mis maksab 3,5 miljardit eurot. 15 minutit. Täitsa ebaloogiline ju. Absoluutselt. Ja ma tutvusin natuke nende numbritega, mis oli Prantsusmaa ja Inglismaa vahel ehitati ka kanal. 80-ndatel hakati seda ehitama, 90-ndatel see mingi hetk avati ja ma arutasin, ühesõnaga see on avalik info, et see ei ole tänase päevani ära tasunud. Kui sisse panna inflatsioon, eks ju nii, ja vaata, see on nagu kahe riikide vahel justkui nagu selline otse kiirtee, kus on nii transport, rekkad, eks ju, bussid pluss sõiduautod, eks ju, ta pole siiamaani ära tasunud. Et see Rail Baltica tundub, et see ei saa mitte kunagi ära tasuda. Ta ei saagi, see on sul väga õige märkus, seepärast, et siin, ütleme, see tunnel Prantsusmaa-Inglis vahel seal elab ikka 50 ja 60 miljonit inimest, aga meil elab siin kamba peale kokku 4-5 miljonit inimest, eks ole. Ja kusjuures, kui me vaatame sinna allapoole, Leedu poole, siis nagu Leedus sinna nii-öelda leedulastel ei oleks üldse Rail Balticut, piir vastu Poolat ja ausalt öeldes autoga ja lähirongidega nad saavad ju Varssavisse ja sealt ei tea kuhu. Ja nüüd ja teistpidi on nagu tupik, et see, et soomlasi on nii-öelda siis juba alates sellest, kui Jüri Ratas selle Rail Balticu läbi surus parlamendis, see oli tema valitsuse ajal, siis on püütud soomlasi kogu aeg kampa saada, et nad ka nagu kuidagi osaleksid Rail Balticu projektis ja soomlased sellest on nagu sisuliselt kategooriliselt keeldunud. Nad ei pane sinna sentigi ja üle lahe ütlevad, et poisid tehke, et kui valmis saate, siis vaatame, mis saab. Aga tegelikult on selge, et nad on teinud oma arvestused ka, kui hakata ümber laadima laevadele, vedada sadamasse, ümber laadida raudteele, vedada Euroopasse, seal ladustada ja vedada laiali, siis on sama efekt, et umbes 2 korda läheb kallimaks. Nii et Soome kaupu mingil juhul Rail Balticule ei tule, kusjuures Soome oma asendilt, neil on kuskil 8-9 sellist korralikku eksportsadamat ja Euroopasse Soomest laevaga vedamine, need kaubad, mis üldse nagu on masskaubad, on umbes 4 korda odavam kui raudteega, nii et soomlaste seisukohalt ei ole mingit Rail Balticut vaja. Ja kui me nüüd räägime nagu nendest kodanikest, kes meil täna võimul on, siis Rail Balticu üks suuremaid apologeete on olnud siis Kristen Michal. Ja mäletan, see oligi umbes sellel ajal, kui see Rail Balticu otsus Riigikogus nagu läbi suruti, kusjuures 63 häälega ääre pealt ei oleks läbi läinud, väga kõva veealune võitlus seal käis ja millega Kristen Michal siis tões ja vaimus siis oma kohtumistel nii-öelda siis erinevatel seminaridel, kus oli transpordialased küsimused, ta tões ja vaimus näiteks rääkis seda, et Põhja-Jäämeri hakkab ära sulama ja siis hiinlased toovad oma kauba üles Norra põhjatippu ja norralased ehitavad sinna suure sadama ja soomlased ehitavad läbi Saamide maa alla Helsingisse siis ühe raudtee ja võt selle raudteega hakkavad Hiina kaubad ja siis lisaks me ehitame siis Helsingi ja Talli vahel muidugi tunneli. Ja võt siis hakkavad tulema kaubad Rail Balticu peale. Ja kui seda juttu oleks rääkinud 10-aastane laps, kes on palju kommi söönud ja muidu tore üleannetu poiss, siis ma saaks veel aru. Aga kui seda räägib täiskasvanud inimene, ütleme 100 kuulajate ees, olles minister, ta oli taristuminister sellel ajal, nüüd ta nimetati nagu teise nimega majandusminister, siis ja räägib seda sellise näoga, et ta seda ise usuks, siis see on nagu karm märk ja täna on ta peaminister ja ega ta enam nagu seda ei räägi, et miks pärast Rail Balticut vaja on. Nüüd ta on võetud teine suund, et hirmutatakse inimesi sellega, et kuna näete, me oleme siin, ütleme siis
4 miljardist ju siin 1 ära kulutanud, no et kuidas laiutame siis käsi, et noh, kuidas me nüüd selle korstnasse kirjutame, aga selge on see, et valeinvesteeringu lõpetamine igal hetkel on alati odavam kui valeinvesteeringu lõpule viimine. Ma küsin siia vahel, kas see on olnud teemaks üldse, et see ära lõpetada ka? No see on... Ma mõtlen, ma saan aru, et meiesugused ütleme, aga kas see kõrgemal on olnud jutuks, et lõpetada no, see on noh, EKRE programmis on see ametlikult sees. On praegu sees? Absoluutselt, see oli sees juba 5 aastat tagasi eelmistel valimistel, kui EKRE sai ka koos Isamaa ja siis Keskerakonnaga valitsusse, siis ainus, kes seda noh, sisuliselt nagu vastustas ja küll ta vingerdas ja katsus seda asja kuidagi nurga tagant ikkagi edasi ajada, oli Jüri Ratas, kes oli siis peaminister ja no EKRE üksinda ei saanud seda jõudu, et ta oleks nagu selle oma programmilise, siis oleks veel eriti odav olnud 5 aastat tagasi. Aga noh, EKRE seda jõudu ei olnud, et siis läbi suruda. Isamaa oli siis väidetavalt selline ka ümmargune, et nii ja naa, noh vaatame ja ei ole see seisukoht, nagu ei ole ka teine seisukoht ja Ratas siis vingerdas selle lõpuks niimoodi ära, et noh, midagi nagu eriti nagu selle vastu ka ei võetud, vaikselt tuksutati edasi ja tuksub nagu siiamaani. Ainus asi, mis on muutunud, et pidevalt on see hind, arvestuslik hind kasvanud, et siis kui ta 2017 planeeriti, oli hind kuskil 1,5–1,6 miljardit, nüüd ta hakkab lähenema 3,5 ja 4 miljardit, nii et ütleme 2,5–3-kordne kasv. Ja mina ei imestaks, kui ta lõpuks läheks kuni 10 miljardi peale. Sellepärast, et vaata kõik, kes on kunagi midagi ehitanud või remonti teinud või ma ei tea, äri loonud, alati läheb palju kallimaks kui see, mis sa mõtlesid. No absoluutselt. Ja see kanal seal Inglismaa ja Prantsusmaa vahel läks mitu korda kallimaks. Ja siis mõtlen, kui nende täna nad ütlevad, et meil läheb ta võib-olla juba 3,5, ega nad õiget juttu ei räägi, ilmselt nad ei teagi tegelikult, mis seal on. Et mina ei välistaks isegi kuskil veel sellest pool, ütleme 7–8 miljardit. Ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, selleks, et see üldse saaks ehitatud selliste summadega, siin on ainus variant maksutõus, sest seda raha ei ole kusagilt võtta. Absoluutselt, no praegu see toimibki, sellepärast, et tegelikult riigieelarves järgmine aasta on 2 miljardi suurune auk. Jep. Nii, ja selle 2 miljardi sees üks suur rott, kes seda auku siis on nagu suuremaks närinud, ongi Rail Baltic. Mitmesaja, noh, siin on erinevad nagu numbreid välja pakutud, siin 200–400 miljonit eurot. See ei ole mingi 20 miljonit ega 2 miljonit, mille ümber käib ka suur võitlus, kui me räägime näiteks õpetajate palkadest, siis no selleks, et saada 7 eurot juurde, käis hirmus kätte väänamine. Ja neil oli vast vaja käia välja mingi 11 miljonit. Ja veel, vist oli alla 10, 11 või midagi oli. Aga siin me räägime sadadest miljonitest ja nüüd tuleb välja, et tegelikult me katame seda osa, Eesti omafinantseeringu osa, katame laenuga, kuna Euroopast praegu rohkem raha sisuliselt peale ei tule, sellepärast et see 2027 alles algab uus nii-öelda rahastusperiood, 26, noh 25 juba oli meie sõpradel siin ehitajatel raha otsas, sisuliselt ehitati oma raha eest ja kõige hullem on 26 ehk see aasta, kus Euroopa raha noh, praktiliselt ei tule ja kogu see mitusada miljonit tuleb siis maksumaksja taskust, ehk siis kuna teistpidi on kinni joostud ka, et enam inimesed ei kannata maksutõuse välja, siis on võetud sisult 2 miljardine laen. Aga laenu peame ka lõpuks absoluutselt. Riigiga. Ja nüüd kerkib küsimus, et kuna see raudtee ei ole ju tasuv, siis tegelikult tekib olukord, et selle raudtee ekspluateerimisest seda laenu kinni ei maksta, et see jääbki tulevastele põlvedele, kes peavad seda nagu surnud hobust kinni maksma, seda laenu, pluss selle raudtee ekspluateerimine, isegi kui seal päevas sõidab ainult üks rong, see on nii kallis, et arvestatakse kuskil 40–50 miljonit eurot, tuleb ainult selle
raudtee ülalpidamiseks maksta, lisaks sellele laenule ja kogu sellele rahale. Nii et see on üks suuremaid selliseid, kui me vaatame, milliste summade ümber üldse maadlus käib praegu ja kus olulised summad on puudu, alates Tervisekassast ja lõpetades tõesti seal mingite väiksemate summadega, siis kõrvaltoas sööb meil nagu siukene täis söönud puuk, millest ei ole mitte mingit kasu, sööb riigi raha sisuliselt ja seda ei julge ükski valitsuse liige ei julge puudutada ilmselt ideoloogilistel põhjustel, et kuna on midagi kokku lepitud Euroopas, no ma olen ise oma ette niimoodi sõpradele rääkinud, et noh, kui me purjus peaga lepime kokku, et me elame siin 4. korrusel, hüppame 4. korruse rõdult alla, aga noh, okei, et läksime rõdu ääre peale, vaatasime, et ikka on kõrge ja siis otsustame, et aga kuule, et poisid, hüppame ikka 3. korruse aknast alla, et võib-olla siis murrame vähem luid. Vaat täpselt sama olukord on sellega ka, et noh, et hakkasime juba tegema, et noh, näed, kahe rööpapaariga ei saa, teeme 1 rööpapaariga, noh, Lätti ta ikka ei tule, no aga ehitame ikkagi Pärnuni, ühesõnaga see tegelik tulemus, mida Rail Balticust saadakse, see ei ole enam üldse see Rail Baltic, mida müüdi maha 7 aastat tagasi ja mille osas Eesti parlament võttis otsuse vastu, see on absoluutselt midagi muud. Aha. 2 teemat, mis ma tahan kindlasti veel ära küsida või arutada. Üks on see, et neil ei ole seda maavara, et need valmis ehitada. Kuidas mina jõudsin üldse selle Rail Balticani on see, et minu kodukohta tahetakse ehitada suur karjäär ja sellega väga palju vassimist. Rail Baltica tegi ametliku kirja, et nad ei ehita sinna ühtegi karjääri. Pärast ütlesid, et meie ei ehitagi, et seda hoopis ehitusfirma. Siis ehitusfirma ütles vallale, et mitte ükski kohalik pole sellele vastu ja et kõik on 2 käega nõus, siis Keskkonnaameti esindaja ütles, me peaksime kõik õnnelikud olema, et see sinna tuleb. Ühesõnaga, asi on täiesti ajuvaba ning ma olen nüüd seda läbi valla saanud väga palju mingisuguseid vassimisi seal teada ja see asi haiseb väga kõrgele. Ning ma nüüd sain hiljuti teada, et nad tahavad sinna lähedale see oleks nüüd nagu 4. karjäär samas piirkonnas. Ja nüüd nad tahavad teha umbes 5 või ütleme 10 kilomeetri kaugusele veel siis 5. karjääri, mis oleks lausa 300 hektarit. Et mul on nüüd siuke küsimus. Kui see üldse ehitada teoorias valmis, siis kui palju sa arvad neid karjääre on üle Eesti üldse vaja luua, et see üldse saaks valmis ehitada? No ütleme niimoodi, et numbrid on siin megad, kus juures tegelikult seda on nagu analüüsitud siis spetsialistide poolt, palju see Rail Balticu kehand üldse vajab erinevaid kohalikke ehitusmaterjale. No, tehnoloogiliselt on niimoodi, et kõigepealt tuleb kaevata suur kraav, võtta sealt välja siis see nii-öelda muld ja pehme materjal, see kuidagi siis ega seda ei saa ju kuigi väga kaugele ka ära viia, see on tohutud kogused, see kuidagi aetakse sinna lähipiirkonda nagu laiali, siis ja seda kraavi hakatakse siis täitma kohaliku ehitusmaterjalidega, milleks on kruus, liiv ja paekivi killustik, 3 asja. Ja kõik need 3 asja on Rail Balticu trassil defitsiidis ja mida lõuna poole minna, kui me räägime kõigepealt paekivi killustikust, siis on selge, et ega Pärnu kandis või rääkimata sinna allapoole seal mingit paekivi killustikku ei ole. Ehk see tuleb kõik tuua siit samast põhja poolt. Teiseks, kui me räägime kruusa, siis kruusa defitsiit on ka, kruusakarjäärid on, mis nõukogude ajal siin tehti, need on nagu ammu ammeldunud ja neid on vaja ka teede remondis kasutada. Järelikult ongi tohutu surve, et võtta kasutusele uusi karjääre ja liivaga on täpselt sama lugu. Ehk tegelikult on kõiki neid kohalikke ehitusmaterjale puudu ja analüüsi tulemused on lühidalt sellised, et kui Rail Balticu kehandi jaoks siis trassil Tallinn kuni Ikla võtta välja kohalikud ehitusmaterjalid,
siis juba isegi enne, kui Rail Baltic valmis saab, tekib kriitiline defitsiit ehk nähtub, et tegelikult neid ehitusmaterjale 50 kilomeetri raadiuses, kus on üldse mõtet hakata, ega no ütleme Tartu alt ei hakka keegi liiva vedama. Tähendab, üldse majanduslikult kõige kaugem on 50 kilomeetri ehk siis mõlemalt poolt raudteed ja seal ei ole üldse, isegi maa all ei ole nii palju materjale, kui seda vaja oleks. Et tegelikult see on, et sellise hooga üldse edasi minnakse, selle kaevandamisega on, näitab mingit meeleheitlikku ponnistamist, sest mingil hetkel lõpeb tegelikult see materjali ressurss otsa. Ja mis siis saab, on väga, väga raske ennustada, et Lätis ka paekivi pole üldse. Aga isegi kui oleks, siis nii kaugel tuua absoluutselt ei tasuks, aga veel hullem olukord on selles, et kui me räägime numbritest, siis kokku siis need 3 liiv, killustik ja paekivi killustik ja kruus on Rail Balticu jaoks on neid vaja siis erinevas koguses, aga kokku 15 miljonit kuupmeetrit. Nii. Ja Maanteeametilt ma küsisin andmed siin eelmine aasta ja selgub, et selleks, et ehitada Via Baltica siis 2+2 valmis nii, nagu ta on planeeritud Läti piirini, need osad, mis on tegemata, läheks ka 15 miljonit, täpselt neid samu materjale. Kruusa, liiva ja paekivi killustikku, ka 15 miljonit. Eks teiste sõnadega, kui juba esimest 15 miljonit ei ole, siis rääkimata teisest 15 miljonist, seda ei ole veel nii-öelda 2 miinusega ei ole. Ehk teiste sõnadega, mida rohkem ehitatakse Rail Balticut, seda vähem me saame ehitada üldse maanteid. Ja kui see sööb ära nüüd selle defitsiitse kohaliku ehitusmaterjali, siis me võime Via Baltica maantee nagu unistuse üldse nagu omale korstnasse kirjutada. See on üks asi ja teine asi, et olemasolev teedevõrk vajab ka veel küllaltki palju materjale, selleks, et kohalik ehitusmaterjal, et üldse hoida neid korras. Seal on ka tohutu defitsiit. Nii et see paneb ikkagi, see Rail Baltic paneb tohutu matsu kohalikele ehitusmaterjalidele ja oleks ta mille nimel, selle nimel, et ehitada raudtee, kus sõidab marginaalne hulk inimesi ja mis majanduslikult kaubavedude mõttes ennast üldse ära ei tasu. Ma küsiks kurb. See on väga rets ja ma mõtlen, et nüüd oletame, et seda maavara on raudtee ütleme 50 kilomeetri raadiuses piisavalt, siis ma üritan lihtsalt, et inimestel võib-olla oleks mõne nagu kohati võib-olla lihtsam aru saada visuaalselt, kui palju neid karjääre justkui peaks olema, et see üldse loogiline oleks. No vaata see õnneks või kahjuks seda nagu ei ole, kuna see on tegelikult ebareaalne, et sealt maa alt üldse seda leitakse, siis kuna geoloogid on nagu uurinud selle trassi ümbruse läbi, seda füüsiliselt nagu ei ole üldse sellisel kujul, isegi kui need kõik kasutusele võtta, mis maa all on. Seda ma ei oska öelda, aga ma arvan, et need on nagu 1000 hektarid, sellepärast et see ainult see kehand, see tähendab, ega Rail Balticu kehand ise on 66 meetrit lai, see tähendab raudtee pluss need 2 mõlemal pool olevat teenindusteed ja kuna tegemist on nii-öelda paberi peal kiirraudteega, siis mõlemal pool peab olema veel võrkkaed, et nii-öelda ohutuse mõttes. Ja see tegelikult see trassi selline nagu tuntav laius selle võrkkaeda arvestades on läbimõõduga 300 meetrit. Ja nüüd, kui me korrutame 300 meetrit, ühtepidi korrutame siis pikkusega, mis on 200, siis Tallinnast Iklani 218 kilomeetrit, siis me võime seda siin teha, peast mul nagu mäletan, et see oli mingi, see oli mingi tohutu arv hektareid,
mis tegelikult läheb käibest välja, seepärast et see on nagu suur kanal, eks ole. See 300-meetrine 210. Aga ikkagi see raudtee on, eks ju, 66 meetrit, eks ju, ja ta on 220 kilomeetrit. Jaa, niimoodi, see on nagu täiesti käibest väljas. See on tohutu hulk hektareid, eks ole, mis siis tuleb. Aga teiseks see mürafoon ja see ulatub palju kaugemale. Ja loomulikult, ja. Meile öeldi, et meil on liiga head kõrvad, kui me müra kuuleme. Ja ikka, ja see lõikab selle Eestimaa selles mõttes, tarastab selle ära, eks ole, et seal on küll ehitatud mingid viadukte, et loomad üle pääseks ja nii edasi. Nüüd muidugi on selgunud, et kuna raha ei ole, siis viaduktide arvu on 3 korda vähendatud, et neid tuleb ka vähem. Ma ütlen siia vahele, meil on külas on jahimees, kes ütles, et need loomaviaduktid on ehitatud valesse kohta, et sellistes kohtades, kus ei ole loomakoridorid, et need ütlesid, et need on täiesti lampi pandud kuhugile, nagu täiesti mõtlemata, keegi uuringuid ei ole teinud nagu. Ja, Rail Balticut hakati ehitama, muidu see oli nagu peatükk Kilplaste raamatus selles mõttes, et kuna ei olnud veel maid kokku ostetud ja nii edasi, siis tegelikult nokiti Eestist välja mõned kohad, kuhu sai midagi ehitada ja siis näiteks Saustinõmmele ehitati keset võsa ja metsa nagu tohutu suur viadukt eeldusega, et siis mitme aasta pärast tuleb sinna siis ka mingisugune raudteejupp jõuab sinna. Ja nüüd see muidugi mingisugune jupikene raudteed muidugi pole üldse ehitatud, aga mingi kehand on nüüd sinna Saustinõmmele jõudnud. Ja nii edasi, aga need sellised a la Saustinõmme kehandeid on siis pikitud sinna trassi peale selles mõttes, et oleks nagu midagi ehitada, eks ole. Nii et see on üks kurb värk ja üks asi veel, mis puudutab siin seda materjali on, et tegelikult see 15 miljonit kuupmeetrit, seal on põhiosa on kõik meie oma kohalik 1 miljon kuupmeetrit umbes on siis imporditav graniitkillustik, mis käib kõige peale, mida meil üldse ei ole, mis tuleb Rootsist ja Soomest, siis graniitkillustik hästi kallis. Ja see tuleb meil 100% sisse osta, vedada sinna nagu kohale ja panna ja nii, ehk siis kui me vaatame kehandi maksumust materjalide mõttes, siis kõige kallim osa on puhas import, graniitkillustik, rööpad, elektrisüsteemid, igasugune automaatika ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega, kui me räägime, et sellest on ehitamise protsessist oleks Eesti majandusele suur kasu, siis tegelikult on niimoodi, et ta tekib hoopis Eestis, tekitab väliskaubanduse defitsiite, seepärast, et nende miljardite eest tegelikult, mis Brüsselist välja kirjutatakse nüüd jutumärkides, need lähevad kohe sinna Brüsselisse tagasi või teoreetselt võttes nad sealt välja ei tulegi, sellepärast et see raha läheb Türki, kus tehakse näiteks rööpaid, see läheb Rootsi ja Soome, kus tuleb graniiti, kõik need tehnosüsteemid, et see kehand ise maksab võib-olla 1 miljardi ja 3 miljardit maksab kogu see keeruline värk, mis tuleb importida, kus meie ettevõtted mitte midagi nendest ei tooda. Aga meie saame pärast maksta neid laenusid. Absoluutselt. Ja kuna Eestis puudub ka sellise know-how'ga või ütleme taustaga ettevõtte, kes üldse peatööettevõtjaks sobiks siin, siis tegelikult, kui me vaatame nüüd neid juppe, mis on välja antud, need hanked, need on kõik välismaised ettevõtted. Siin meie vennad saavad kõige väiksemaid, ütleme lihtsamaid töid, et kalluritega vedada seal pruusa ja siis metsa maha võtta ja ekskavaatoriga lükata seal midagi. Aga tegelikult peatööettevõtjad on kõik välismaised, Itaalia, Prantsuse, sama on ka Lätis. Ehk siis ta on majanduslikult täiesti miinusprojekt. Absoluutselt. Nüüd jõuamegi kõige olulisema teema juurde, et kui ta on majanduslikult ilmselgelt miinusprojekt ja sellega kaasneb tohutu kahju loodusele, siis kuna sa oled sellega nii kaua tegelenud, mis on sinu, kõhutunne, mida on vaja teha selleks, et see projekt peatada? Ütleme niimoodi, et see on, nagu Taras Bulba ütles oma poja kohta, et mina olen sinu sünnitanud ja mina sinuga tapan, et tegelikult see on poliitiliselt sündinud projekt, sellel ei ole majanduslikku
poolega ega Eesti ühiskonna heaoluga mitte mingisugust pistmist, nagu tänaseks on selgunud. Järelikult ta tuleb ka surmata või lõpetada ära poliitilise otsusega ja seda on väga lihtne teha. Ma loodan väga tõsiselt, et see Rail Balticu ehitamise nii-öelda see aasta on viimane, sellepärast et järgmine aasta on valimised, parlamendivalimised ja kui siis tuleks võimule nagu konservatiivne plokk, ma näen, et siin on nagu 3 parteid, EKRE, Keskerakond ja Isamaa, no siis aga nad juba olid ühe korra võimul ju. Nad olidki korraga ju. Jaa, olid, aga ütleme, et Keskerakond on muutunud kardinaalselt, Ratase-sugust Euroopa ees kummardajat seal enam ei ole. Teiseks on see infopagas, mis nüüd Rail Balticu olemuse kohta, see on oluliselt täienenud. Kõik need argumendid, mis ma täna rääkisin, et ütleme 5 aastat tagasi, kui ka need ühiskondlikult tundlikud inimesed juba siis nägid ette seda jama, eks ole, ja tegid neid avaldusi. Siis selle peale öeldi, et et mis te siin räägite, eks ole, et meil tuleb, ma ei tea, jäämõri hakkab sulama ja ühesõnaga lükati lihtsalt inimesed kõrvale, aga nüüd on nii palju neid vaheanalüüsi tehtud ja nüüd on tegelikult näha, et see Rail Balticu seltskond ise ka on tõmmanud saba jalge vahele ja ehitab midagi muud, kui üldse rahvale lubati. Pluss see on läinud 3 korda kallimaks, raha ka enam pole. Et need argumendid on nüüd nii tugevalt laual, et väga raske oleks nüüd leida nii-öelda siis ka uuest koalitsioonist nagu sellist tugevat vedurit, kes selle Rail Balticu asja ikkagi läbi surub, et ma väga loodan, et see niimoodi läheb, sest argumente, et sellega jätkata, on väga vähe. Ainus argument on see, et millega rahvast siis on hirmutatud, et aga me peame siis selle raha Brüsselile tagasi maksma. Nüüd tegelikult on selle kohta tehtud juriidiline analüüs juba siis, kui see Rail Balticu projekt algas. Riigikontroll tellis Rask advokaadibüroost väga põhjaliku juriidilise analüüsi. Seal on 2 suurt järeldust. Üks on see, et mitte midagi tagasi maksma ei pea, juhul kui projekt oluliselt kallineb, ehk siis on näha, et see äriliselt kogu see kontseptsioon ei ole üldse see. Ja teiseks on, seal oli veel teine positsioon oli ka, et juhul kui see projekti muudetakse niimoodi, et ta ei ole enam see nii-öelda siis kiirraudtee sellisel kujul, nagu ta üldse oli välja pakutud, et tuleb midagi muud. Ehk siis mingeid trahve ja seal oli veel nüansina, mis on väga oluline, et riigi vastu ei saa mingeid trahve nõuda. Trahve saab nõuda ehitaja käest, kes on Rail Baltic Estonia osaühing, kellel puudub igasugune vara, ainult mitusada inimest, kes saavad hulk palka seal ja tegelevad selle ehitamisega. Need saab võtta siis, mitte nemad, vaid firma vastu saab teha nõude, kusjuures on ka veel selline lugu, et juhul kui nad saavad ju jupikaupa raha ja see jupp, mille peale nad raha on küsinud, kui see raha on ära kulutatud konkreetselt selle jupi peale, mitte ei ole kuskil kõrvale pandud, siis nad oleks nagu oma lepingu täitnud Brüsseli ees ja seda raha ka ei saa tagasi. Nii et tegelikult ei saa mitte midagi küsida ja rahva hirmutamine, et mingid trahvid tulevad, see on kõik siukene umbluu jutt, mingid trahve. Ja isegi kui need trahvid tuleks, siis oleks ikkagi odavam, kui need mitmed miljardid. Aga trahvimaksja kehand meil nagu juriidiliselt puudub. Riigi vastu ei saa minna, riik ei ole mingeid lepinguid teinud, vaid on Rail Baltic Estonia teinud, kellel igasugune vara puudub. Ja nad saavad firma põhja lasta kohe. Absoluutselt. See on siuke know-how firma, peaettevõtja, neil ei ole isegi traktoreid ega mitte midagi, nii et selle vastu ei saa ja ongi kõik, ei ole mõtet rahvast hirmutada, nii et see on kõik mustvalgel nagu juriidilises analüüsis kirjas, nii et see lõpetamine tegelikult on ainus asi, mis tekib siis, et mis selle kehandiga peale hakata, aga ega seal midagi teha ei ole, mida vähem seda ehitada, seda parem on.
no sest et see materjal, mis siin on, siis need augud ja kraavid, mis on tehtud, no nendele ma arvan, ei leia mingit erilist kasutamist, võib-olla need mingi viadukt, mis kuskile sinna on tehtud, seda saab siis ümber ehitada mingiks laoks või pagan teab milleks, eks ole, või kaitseotstarbeks midagi, aga paralleelselt olemasoleva Pärnu raudteega teine raudtee kõrval läbi metsa ja põsa ja veel läbi seal enne Pärnut on suur raba, kus on mingi 6-meetrine turbakiht, kuhu peaks tegelikult ehitama silla, et see kehand ei saagi sealt rabast niisama läbi minna. Et sinna muidugi see sillani ei ole veel jõutud, aga no see näitab, et need jupikesed on ka sellised nagu selles mõttes majanduslikult nagu absurd, et nendega tõesti ei ole mitte midagi peale hakata. Kas mingisugust nagu mingit loodusparki saab sinna teha või? Siis ei, no kui sul on kehand sihuke nagu ma saan aru, et sillad on, aga ütleme, et see, mis sinna kaevatud on, et kuidagi teha, lükata see muld sinna tagasi. No jah, kui mulla saab tagasi lükata, aga ütleme, kui on veetud kruusa ja vaata selles mõttes ära raisatud kruusliiv ja kildustik. Sinna peaks tegema mingi kergliiklustee või? Ja midagi annab, aga nüüd küsimus on, et ta läheb asulatest mööda, et ta on no siis väga nagu siuke nagu kergliiklustee / looduspark või no midagi, ühesõnaga mingi teena teda hädapärast saab kasutada, aga kuna ta läheb nüüd nagu ta on asulatest ka mööda minev, et siis küsimus on, et kes seal või mis põhjusel sõitma hakkab, midagi saab nagu teha, aga kui me vaatame tõesti, et see Rail Baltic on viidud, ütleme see olemasolev Tallinn-Pärnu trass ju see ajalooliselt läbib ju ilusti kõiki olulisi alates seal Kiisa, Saku, Kohila, Rapla, Lelle ja nii edasi, kõik see rong peatub nende alevite sees ja nüüd on niimoodi, et ta läheb Kohilast mööda, taga seal Loone linnuse taga Võsas on üks peatus. Mina olen Rapla keskkooli lõpetanud, Raplas alu alevi taga Võsas, mis on Raplast 4 kilomeetrit. Samas Raplas on jaam olemas ilusti. No ühesõnaga, et miks ma sinna teise peaks minema? Ja loomulikult, ja kuidas ma sinna üldse lähen, siis tuleb eraldi veel buss või eraldi transport sinna. Ja miks ma peaks minema, kui mul ma jõuan ja eriti, võtame Raplast, eks ole, on 60 kilti. Kui see rong Raplast läheb Tallinnasse 160 kilti tunnis ja sealt Võsast alu tagant läheb siis Rail Baltic seal natuke kiiremini, siis ma üldse võib-olla Rapla elanikuna võidaksin 5 minutit. Ainult võrreldes tavalise selle olemasoleva rongiga, selleks ma pean sinna taha Võssa sõitma, et see on absurd. Et tegelikult ta ei ole nagu mingil kujul konkurentsivõimeline, et see kehand jääb lihtsalt nagu siin Priit Tumal on mingites kirjutistes nagu piltlikult ütelnud, et see jääb lihtsalt rumaluse monumendiks, et hoiatuseks tulevastele põlvedele. Kuule, Endel, aitäh! See oli väga hea ülevaade ja ma loodan, et kõik said siit oma vastused nendele küsimustele. Kui oli midagi ebaselget, siis võite veel kirjutada, uurida. Mina tegelen see aasta täielikult selle teemaga. Põhimõtteliselt kõige olulisem asi on see, et ta ei tasu esiteks rahaliselt ära, teiseks hävitab väga palju loodust ja kolmandaks meil ei ole isegi seda maavara. Just. Ning tegelikult tal ei ole ka kasutust päeva lõpuks. Absoluutselt. Täiesti hävingu projekt. Ta ei konkureeri isegi olemasoleva raudteega. Jah. Kuule, aitäh. No aitäh sul tulemast.